Tere tulemast kuulama Puhkeke juttude 34. episoodi. Meie vene kuulajatele head võidupüha, ülejäänutele ka meeldivat nädala algust. Tere! Nagu kuulda, Jakob ja Mattias minuga liituvad. Ütleme nii, et 9. mai on kindlasti üks tänastest teemadest, millest räägime, kuid kindlasti on meil ka väga põnev intervjuu tulemas, nii et püsige lainel. Aga muidugi ei jää mainimata, et palun followge meid Instagramis @puhkekajutud, subscribe'ige meile YouTube'is ning muidugi oleme olemas ka, kus me oleme Spotify's ja Apple Podcastis. Vaadake meid üle. Aitäh! No nagu Andu siin intros meil juba mainis, siis üheks teemaks on meil 9. mai. Miks see on meil teema, Andreas? Mis sa arvad? See on uudistest läbi käinud teema ja me siin podcastis arutame siiski, et mis ka uudistes toimub, tead. Aga mis tõttu see uudistest läbi käis siis? Kuule, meil on siin Eestis üldiselt Euroopas natukene pingeline olukord vaata Ukraina sõjaga seoses, et siuksed venemeelsed kogukonnad väga praegu ei lähe korda ja Nõukogude sümboolikaga on tuntud just välja tulema nimelt 9. mail ja eriti siis Tallinnas pronkssõduri juures me kõik mäletame ju seda sündmusi seal ning viimane uudis oli vist Tartus sellega, kui mingi 2 härrasmeest otsustasid jälle mingit sel juhul Eesti mingid härrasmehed teha natsimärke Nõukogude sümboolikale, ehk siis ma ei tea, või mingi mälestusmärk jälle suure Isamaa sõja langenutele või midagi taolist. No ja põhimõte on siis just see, et praeguste olukordadega kas oleks niivõrd vajalik tähistada sellist suurt head võidupüha, mis on ma ütlen ausalt ära, minu ajalugu ei ole minu kõige tugevam külg. 9. mai, loomulikult see oli Nõukogude Liidu jaoks mingisugune suur võit, aga nagu mis see võit endast kujutas, seda ma nii täpselt ei tea. Kui ma ei eksi, siis see oli kogu maailma jaoks suur võit, nimelt 9. mai Nõukogude aja järgi sõlmiti siis rahu või siis vähemasti Natsi-Saksamaa alistati sel päeval. 1945 aastal oli see siis. No vot. Ja siin pühadel siis kiidetakse, eks ole, hästi palju sellist Nõukogude Liidu, või seda Eestis vähemalt, kuna Eesti oli siis Nõukogude Liidu osa, siis seda hakatigi tähistama kui Nõukogude Liidu jaoks võidupüha enam-vähem. Muidugi kogu maailm võitis, aga meie jaoks on asjaolud sellised. Ja muidugi Nõukogude Liit mingil määral ühtib ka praeguse Venemaa olekuga nii-öelda, et suur ja hirmus riik või kuidas iganes Nõukogude Liitu kutsuda võib, liit või. On Venemaa nüüd nii hirmus või? Ei, minu jaoks on ta hirmus ikka, et tuumapommi ma nagu ei tahaks eriti oma riiki. Nende tuumapommidega vist oli mingi teema, et Putinil on vaja 12 allkirja, et lasta neid. Ta ei vaja midagi enam. Ei, kui sa arvad, et ta hakkab tuumapomme kasutama allkirjade põhjal, siis sorry, aga sõda käib. Ei, aga seal on vist see, et kui ei ole kõiki neid allkirju, siis Putini enda sõnast ei loe ja neid niisama ei lasta. Et Putinil ei ole seda nuppu laua peal, mis sellel loomulikult ei ole, aga Kim Jong-unil on. Tema käsutuses on kogu riik põhimõtteliselt. Keegi väga ei kuula teda enam vist. Arvad nii? Ma arvan, et kui keegi ei kuulaks teda, siis võib-olla Ukrainas neid sõdureid ei oleks nii palju, aga fair point tegelikult. Aga samas Kremlin on üldse mingi ebameeldivaid inimesi täis, nii et võib-olla sul on õigus. Äkki ei kuulata Putinit enam, vaid kuulatakse mingit teist venda, kes ei ole nii tuntud, vaata. Putin on lihtsalt see decoy, vaata. Et tema teeb kõike, aga tegelikult Kremlis sees on endas mingid vennad ja raudselt nii on ka. Jah. Põhimõte on see, mis meie siin arvame, et kas 9. maid oleks mõistlik tähistada siis praegustel oludel? Ei.
ahah , ma naudin rohkem seda, et politsei on teinud siis sellise kehtivuse, et avalikud kogunemised on ära nüüd keelatud. No kui palju on neid avalikke kogunemisi, eriti vene kogukondades, kes annavad teale politseile, et jõu, me teeme nüüd siin väikse istumise, kus me tähistame niisugust asja. Ma arvan, neid ei ole väga palju, kes just teada tahaksid anda politseile sellisest tegevusest. nojah , aga nüüd ongi see , et lihtsalt ei anna teada , aga teevad ikka . Täpselt. no vot , ja siiski toimub , noh , vahet ei ole , kas politsei nagu nii-öelda kehtestab siis sellise võiks öelda reegli , et ei tohi teha selliseid kogunemisi , vahet ei ole , nad ei anna nii või naa teada ja nad teevad nii või naa . seega nüüd ongi lihtsalt see , et politsei peab patrullima võib-olla veidi rohkem , aga no ja aga vaata , nüüd on see , et nüüd on politseil õigus ajada laiali kohe . ja täpselt . et noh , keegi Eks- ikka teada annab . eks näis jah , mis Mingi- juhtub siis meil meie praeguse rekordimise aja järgi siis homsel päeval . jah , et jälgige uudiseid , mina olen väga elevil . Ma tahaks tuua veel ühe aspekti selles osas, et suuresti on oodatud, et just Putin tahaks 9. maiks lõpetada selle Ukraina sõja. Kuivõrd tõenäoline on praegusel hetkel, et ta paneb nüüd selle asja siin pausi peale? ei pane . ma mõtlen , et sellise no ma arvan , et tema jaoks eriti nagu haleda sõjakatse nagu niimoodi jätmise või noh , niimoodi jätmine ei tule kõne alla isegi , ma arvan talle . aga noh , samas olukord vist enda jaoks eriti palju paremaks ei lähe , nii et ei tea . ma arvan , et ta nagu ei saa tagasi tõmmata lihtsalt . nagu see annab jälle ukrainlastele võimaluse mingi ümber , ma ei tea , positsioneerida , ma ei tea , aga nagu mingi eelis annab ikka ju . ei , kindlasti . et tal lihtsalt ei ole võimalik . tal on niigi sitt seis , siis ta mingi oota , kuulge kutid , time out on ju . täna on pühad , come on . Tahaks näha seda paraadi, mis seal Punasel väljakul toimub, et no üldiselt on ikka võimsamad tangid välja toodud, aga kõik võimsamad tangid on praegu kuskil Ukrainas põllumeeste käest ja noh , väidetavalt on teine kõige võimsam laev neil ka nüüd põhja lastud, ehk siis neil läheb hästi. juhuu , edukas . Jehu , Me ei rõõmusta nende üle, vaid nendega ei tähendab just nende üle, mitte nendega koos. just täpselt . yeah. . aga pühadest rääkides , rekordimise päeval on samuti ka emadepäev . palju õnne kõikidele emadele , kes meid kuulavad . jah , Ja Ja ka neile, kes Jah. neid ei kuula. muidugi Yeah. kõikidele emadele palju õnne . kõikidele emadele palju õnne . tähistame teie olemasolu ja teie viitsimist oma lastest hoolt kanda . jah , jaa . Kas on vajalik see eraldi päev, et just kas me ei saaks igapäevaselt nagu teha piisavalt, et nad väärtustaksid ennast rohkem, me väärtustaksime neid rohkem, et me ei peaks ühte päeva pühana tooma. Muidugi on tore, ma saan visata Eesti lipu vardasse ja jalad visata, ma ei tea, voodiserva. Või tähendab, mu ema saab seda teha, mitte mina. ei , tänapäeva ühiskonnas võiksid sina ka saada . ei , aga ma olen täitsa nõus selle ideega , et noh , me võiksime sama hästi lihtsalt igapäevaselt tähistada oma emade olemasolu ja värki ja särki . aga no tihtilugu läheb see , või noh , see ei ole nagu igapäevane prioriteet meil , eks ju . no et kiire elu siin suurtes linnades , eks ju , see lipsab niimoodi meelest ära . ja et noh , selleks , et saaks nii-öelda meelde tuletada , siis see emadepäev on nii-öelda hea . mitte , et nüüd emadepäev on ära , siis nüüd tohid jälle mingi , ma ei tea , nõmetseda oma emaga , eks ju , niimoodi ei tohiks üldse teha . aga no idee poolest , et sihuke väike meeldetuletus , et jõu , kuulge , öelge nüüd oma emale midagi ilusat ka . et see on täitsa kasulik isegi . jah . jah , aga teate, kelle emad veel uhked oleksid? noh , Champions League'i, Euroopa Liigi ja konverentsiliiga finalistide emad. ei ole nii . Täpselt Oh nii, my God, meil oh mängiti my God. , mis meil mängiti Champions League'i poolfinaalid, Euroopa Liigi poolfinaalid ja konverentsiliiga poolfinaalid.
kes meil nüüd on, meil on Liverpool versus Real Madrid, Frankfurt Eintracht versus Rangers ja Rooma versus Feyenoord. Korralikud jalgpalliklubid, ajalooliselt muidugi. Aga ma tahaks lihtsalt, kuna Champions League on kõige kõvem neist, siis ma tahaksin kindlasti toonitada, et Real Madrid on ulme ja minu panus on nende peal kindlasti finaalis. Okei. Kas nad võitsid või? Mis see? Kas nad võitsid või? Ei no nad jõudsid finaali. Real Madrid jõudis finaali. Palju õnne neile. No jah. Minu arust Jürgen Klopp tassib Liverpooliga ära seal. Neil ei ole Kaarjost väravast, nii et Real ei tee mitte midagi neile. Vot, ei nõustu. Kaarjos oleks muidugi väga tore, aga peale tulevad uued legendid. Ega see Alisson seal ka väravas. Ilma saana. Benzema on liikumas. Benzema, jah, legend siiski. Vana see Benzema on? 33. Ta on mingi norm late bloomer või? Ta oli Ronaldo varas pigem lihtsalt. Seda võimalik, jah. No võt, ka näe. Ronaldo ei olegi nii hea mängija võib-olla. Ärme siin hakka mingi GOAT debate'i pidama. See läheb pikale muidu, jah. Ja muidu läheb veidi liiga pikale tõesti. Võib-olla suvel mõni episood. Oi. Pärast Champions League'i finaali siis meil hakkab vaidluseks minema võib-olla. Peate kuulajad ootama ära selle, ütleme nii palju. Aga palju pole minna, 3 nädala pärast kuulete meie arvamusi. No võt. Ega paneme mingid panused ära või? Mina ütlen Real, teie. Ma nii täpselt ei tea, aga ajalugu riimub, eks ju, siis ma eeldan, et Real võidab ikkagi. Ma arvan, et Liverpool võidab. Okei. Siis meil on Rangers ja Eintracht. Ma olen ikkagi Saksa fänni pooldaja sinna. Frankfurdi poolt on minu hääl. Ma pean tõdema, et ma ei ole Rangersist kuulnud, nii et ma pean võtma Eintrachti. Mina ka Eintrachti. Kui ma ei eksi, siis Rangers on võitnud Šoti liigat 34 korda, ehk siis see on natuke kurb, et ei tea neist midagi. Jah, Šoti liiga, oi kui mainekas. Oi, kui kurb, et ma ei tea sellest. Aga teate, kes praegu on Eestis ka mängud, Kossu mängitakse, Jehu. Ongi nii, jah. Ja täna mängisid TalTech ja Tartu Rock ja Rockveitis ja juhib nüüd poolfinaali 1-0 Jehu ja Kalev võitis Pärnu Sadamat ja juhib ka praegu siis seeriat 1-0. 3 võiduni, ei 2 võiduni, ei 3, ei 2, ei 3. Nad mängivad igatahes. Jah. Pange siis sporti ilusti tähele ja. Jah. Väga ja uudiseid ka. Okei, ma ei saanud Rangersi võitudest aru, aga viimane asi on kas Feyenoord või Rooma. Ma tahaksin olla Feyenoordi poolt, sest ega Hollandi klubid tihti suurvõistluse ei võida ja esimene hooaeg, kui me mängime seda konverentsiliigat ka, aga et mu rahad oleksid safe, siis ma olen Rooma peal. Jah, ma ka. Järjekordselt ma ei ole sellest Hollandi klubist kuulnud, aga ma mõtlen, et seekord ma lähen underdogide poolt ja võtan ikkagi Feyenoordi. Jah. Väga kõva. Vaadake nüüd, kuidas ma panin kõik täppi. Ei, parem oleks, jah. Muidu tuleb monteerimistjuuti sinu kätte. Igatahes. Nüüd on siis intervjuu aeg. Juhu, Mattias võttis siis vastu meie külalise Ott Maidre stuudios. Hakkab pihta nüüd. Täna meiega stuudios liitumas siis õpetaja Ott Maidre. Tere! Õpetajate bioloogiat, on ju? Jaa. No alustame siis kohe algusest, et kuidas sattusite Treffnerisse õpetama? Mitmes aasta on nüüd, tegelikult on 3, sest esimene aasta, kui ma tegelikult tulin siia, siis ma tulin kõigest appi. Sellepärast, et
tekkis olukord, kus Saimakaarnal oli ülekoormus ja kahjuks need, kes nagu pidid tal appi tulema, ei tulnud. Ja siis helistati mulle, olin Tammes siis, Tamme gümnaasiumis bioloogiaõpetaja, kas on mul võimalik mingi paar tundi kursust anda näelda. Ja siis ma nõustusin sellega. Ja see oli see ennem küll täpselt see, kui esimene koroona kevad tuli. Ja siis küsiti tegelikult, et kas ma olen nõus ka siin jätkama. Ja ma olin täpselt ise selles hetkes oma elus, kus ma tundsin, et Tamme gümnaasiumis ma olen 6 aastat olnud, kuna see oli mu esimene töökoht. Tamme gümnaasium asutati ka, eraldati põhikoolist ja gümnaasiumist 5 aastat tagasi, nüüd 7 aastat tagasi. Siis tundsin, et see kool on saanud hoo sisse ja ma peaksin ise edasi liikuma. See oli niisugune tunne, mis oli jäänud sisse, et kui sa sõidad jalgrattaga ja sa oled jalgrattale hoo sisse saanud, aga sa väntad tühja. Ja mulle tundsin seda tunnet ja tundsin, et midagi peab muutuma mu elus. Et ma pean mingi sammu edasi tegema. Ja siis kuidagi nagu saatus ise mängis, et kätte selle olukorra, et nagu, et tulin siia natukene abiks, siis küsiti, kas sa oled nõus ka järgmine aasta nagu tulema tegelikult siia tööle. Muidugi pidin kandideerima koos teistega. Aga ja siis tegin selle sammu, et kandideerin ja vaatan, mis saab. Ja nüüd ma siin olengi. Kus siis selline huvi bioloogia vastu tuli? See on tegelikult ammu, sellepärast, et ma mäletan ühte momenti oma lapsepõlves. Ma olen tegelikult Piritot pärit Tallinnast, aga ma ei nimeta ennast tallinlaseks, sest ma olin nagu Piritol nagu niisuguses piirkonnas, kus mul maja taga hakkas mets. Meri oli 500 meetri kaugusel ja linn oli kuskil kaugustes, teisel pool jõge. Aga ma mäletan ühte momenti, kuidas ma tagaaias või metsas olin kuskil seal tagaaia juures ja ma vaatasin sipelga pesi siis ja ma vaatasin, kuidas nad järjepidevalt nagu raja peal nagu see kõnniks. Ja mul tekkis kogu aeg see küsimus, et miks ja miks ja miks. Ja siis ma hakkasin oma emale ajudele käima nende miks küsimustega. Selle asemel, et mul ema oli õnneks ei osanud nagu vastata, aga ta oli piisavalt ahvatud, et selle asemel, et otsid ise vastus välja, ta kinkas mulle järjepidavaid raamatuid loodusvaldkonna kohta. Ja kuna ma terve perekond tegeleb skautlusega, siis ma maast madalas olen metsas ja telgis igal pool olnud nagu looduses. Ja ei ole see klassikaline loodusinimene ka nagu, et mind aja märjaks, kui ma näen mingi taime, putukat või mingi looma, vaid mind huvitab see, et nagu, et kuidas see kõik töötab. Et see ongi see, et miks ta töötab nii ja kuidas ta töötab. Ja just see küsimus, miks ta on kujunenud niimoodi välja, miks see asi on selline, nagu ta on, miks me käitume nii, nagu me käitume ja miks loodus on kujunenud välja nagu selliseks, miks niisugused vormid on tulnud, miks sellised asjad on olnud, mis on olnud, mis võib tulla ja kogu aeg on see kohta, et mis muutub. Ehk just need küsimused, miks küsimused panid mind nagu bioloogiast huvitama ja ma olen avastanud see enda jaoks evolutsioonibioloogia ja käitumisökoloogia, mis seletab hästi palju nagu seda, et miks me käitume nii, nagu käitume. Inimene kutsub ennast küll kultuurseks, aga tegelikult tal on lihtsalt instinktid, mis on väga spetsialiseerunud. Ja neid samu mustrid on võimalik näha igal pool looduses ka. Ja just see, et nagu aru saama, et me ei ole kuskil looduse tipus, vaid me oleme tegelikult samasugused loomad nagu ämblikud, putukad, taimed. Kõik asjad on tegelikult ju samasugune. Ma ei olnud niimoodi varem mõelnud bioloogia peale. Okei, see on tõesti wow. Aga näiteks võtame kõige klassikam näite, käitumisökoloogias mulle meeldib tuua.
me kõik teame, et nagu linnud, teatud ämblikud toovad emastele ju mingine toitu või mingine värvilisi asju, et meeldida. Aga kui me mõtleme valentinipäeva, kui suur erinevus see on tegelikult? Valentinipäevale toovad isased inimesed, toovad ju emastel inimestele ju lilli ju ja toitu. Ja see ongi see, et küsimus on tegelikult, me kõik teame, mis on tegelikult selle põhjus. Öeldakse küll hästi ilus, kultuurne, aga tegelikult, mis see tegelik põhjus on? See on see koht, et nagu me teame seda vastust, aga keegi ei taha välja öelda. See on, ma ei olnud tõesti kunagi nagu sellise pilgu all bioloogiat vaadanud, see tegi, paneb mõtlema mind natuke teismoodi, meil on muidugi Kaarna. Jaa, Kaarna on väga hea õpetaja. Tema on väga hea õpetaja, aga ma ei ole kunagi ise nagu sellisest vaatenurgast mõelnud bioloogia peale, et kõik käituvad täpselt samamoodi ja... Tegelikult, jah, mustrid on samad tegelikult, et lihtsalt väljundid on erinevad. Aga see on see, et ma ütlen alati nagu kunagi legendaarne õpetaja, nagu kes siin Treffnes oli, Urmas Kukassaar. Tema õpetas mulle ülikoolis bioloogia didaktikat ehk kuidas õpetada bioloogiat. Ja tema oli see, kes ütles nagu ühe lause, et nagu, mis mulle siiamaani jäänud meelde, et sa pead ju alati õpetama bioloogias 3 ainsust. Põhjust, tagajärg ja nende omavahel seost. Ja tavaliselt ongi see, et see mõistmine tuleb siis 12. klassis, kui viimane kursus on, evolutsioon on. Siis võetakse kõik see esimene rakubioloogia, geneetika, närvisüsteemid, asjad nagu mitoos, meoos, eks ole, ontogenees, kõik võetakse sinna kokku. Ja siis nagu ühendatakse ära. Et kahjuks on see koht bioloogias halb asi, et nagu, et sa pead seal pähe õppima alguses nagu venekeelne luuletust. Aga see on see, et kui on sul teadmised olemas, siis hakkavad ka seosed omavahel tekkima. Et ei saa olla ennem huvi, kui sa ei ole teadlik asjast. See on alati küsimus, kumb on ennem? Huvi või teadmised? Et teadmised, huvi saab tekkida tegelikult ilma teadmiseta, aga kui sa ei mõista seda, siis kaob ka huvi ära. Ja kui sa ei tea seda, siis kuidas sa saad huvitatud olla? Okay. Sellest me arvan, saaksime pikalt rääkida, aga lähme natukene tagasi, et tulite siis Tammest. Ja. Mis on siis suurem erinevus Treffneri ja Tamme? Vana hea küsimus. Sellest ei pääse. Ja, just. Suurim erinevus on see, et nagu siin on õpilasi, kellel on suurem sisemine motivatsioon. Aga see on see koht, et jällegi oli see, et suurim erinevus jällegi Tammes, mis minul oli Tammes väga meeldis, oli see, et Tammes kuidagi oli natuke inimlikum suhtlus õpilaste õpetajate vahel. Ja see keskkond juba soodustas seda, et Treffner on vana kool, traditsiooniline kool, siin on see koht, et kui sa Treffneris ikka lõuga natuke püsti. Ja väga niisugune, kõik on väga nagu viisakad ja väga teietavad kogu aeg ja väga küsivad. Ja siis see natukene, see on minu jaoks harjumatu, sest ma Tammega harjusin ära, et nagu ma ütlesin õpilastele ka alati, tunnis ma olen õpetaja, aga peale tundi ma olen inimene. Et nagu teiegi. Et tunnis panema suu kinni, kui sa tahad rääkida, siis ta räägid peale tundi. Aga lihtsalt on see, et on see natukene erinevus, see nagu distants õpetaja kuskil seal üleval, õpilane seal all, seda nagu seda vahemikku ma tundsin ja mitte niimoodi, et õpetaja tekitas selle olukorra või vaid õpilased ise tekitasid selle olukorda, et nad panid nagu õpetaja kuskil eemale, et õpetaja mingi suure õõtähega kuskil asi ja siis nagu, et ja nemad on kuskil seal teises kohas, et see tunnetus oli mul. Aga see natukene on sulanud ära ka, et kui ma olen ise nagu õpilastega tunnis olnud, klassis rääkinud, lõõpinud, siis on natukene inimlikuks ka saanud. Aga muidugi on see koht, et see on alati ikkene piiri peal käimine. Et kus see õpetaja roll lõpeb, mis on kõigest roll ja kus see inimlikkus algab. No, see on kitsas nöör, mille ta kõndida. Just, et see võib nagu väga kergesti minna nagu ussi. Jah, just.
okei, just rääkisid siis sellest ära, et mul olid enne küsimused, mis on kõige suurem erinevus Tammi ja Treffneri õpilaste vahel. Aga mul on tunne, et see vastas minu väga hästi ära. Just. Aga kas te olete õnnelik, et te tulite siia õpetama? Või tunnete natukene kurbust ka, et... Ikka kahetsen, sest Tammes on miks ma siin klassi võtnud veel? Ma järgmine aasta alles võtan klassi, sellepärast, et mul Tammes jäi maha väga tore klass. Minu enda loodusklass, kes oli väga tore, südamlik, nad olid nagu siirad, nad olid, mina hindasin neid, nemad hindasid hästi palju mind. Ja kui ma ütlesin, et ma lähen Treffnerisse ära, siis ma ütlesin, kas te olete vihased. Nad ütlesid nagu, et ei, viha on vale sõna. Nad on kurvad, aga saavad aru. Ja siis nagu, et nad said aru, et nagu, keegi ütles see klassist õpetaja nagu, et meie pärast ärge jääge siia, sellepärast, et meie lähme nii 2 aasta pärast ära. Aga teie peate pikemaks jääma siia. Et minge liikuge edasi. Kui tunnete, et on vaja minna liikuda edasi, siis minge. Juba see, et nad 10. klassi õpilased ütlevad seda sulle. see muidugi, et see nagu pani nagu südamena rohkem nagu vertilkul muidugi. Aga jah, Tammesse jään igatsema, muidugi hääd kolleegina seal, et nagu ja toredad õpilased ka. Hästi näekas ongi see, et küsitakse, kumb on parem. Nagu see ongi see, et ma ei saa võrrelda 2 võrdlematut asja enda jaoks, sellepärast, et mõlemas on hääd asjad ja olulised asjad mulle. Ja kui see on see, et see on sama hea, et pane võrdlema oma lemmikmingi 2 laulu ja ütle, kumb on parem. Et nagu, see on nagu võimatu, sul meeldivad mõlemad. Okei, järgmine aasta võtate siis klassi, aga praegu olete abiklassijuhataja. Jaa. Kuidas meeldib? Abiklassijuhataja, nagu see on nagu huvitav asi, nagu me nagu ei ole pihta saanud, mis see abiklassijuhataja teeb. 10C, praegu on 10C ehk siis C21, eks ole, on tore klass. Nende klassijuhataja on Ave, kes saab väga hästi hakkama ja siis mina tunnen nagu, et ega ma ei olegi nagu, ega ma midagi seal nagu ei tee. Sest Ave saab hakkama, klass on tore, klass saab hakkama, ma õpetan neid nii bioloogiat neile ja süvendatud kursuseid. Ja siis on nagu, ma ei ole nagu sellest nagu pihta saanud. Võib-olla on see koht, et kui see roll tuleb mängu siis, kui näiteks tavaliselt 10. loodusklassidega ma lähen suvepraksi. Ja siis vahe tuleb sisse, et siis nagu oleme nädal aega metsas koos koolivälises keskkonnas ja siis ma nagu saan nendega loodusklassid tänu selle nagu on parem läbi saama. Ja omavaheline suhtlus väga tugevalt paraneb, et kaob ära mingine see barjäär, mis ma nagu ennem kirjeldasin. Et nagu kuidagi nagu ma olen nagu kõikide loodusklasside abiklassijuhataja natukene, sest õpetame nii palju. Ma arvan, et see nädal aega metsas on väga hea, saabki seda barjääri natukene õpetajad ja õpilased. Jaa. Meil oli eelmine kord oli Aime Pungaga intervjuus, tema ütles ka, et suhtlus õpilastega on kuidagi siuke, kõik vaatavad nagu kurjalt ja ei julgegi. Minu arust on ka see, et mina tulen ka maakohast, siis mina alati sinatasin kõiki ja siis ma tulin Treffnerisse, siis mina kohe sinatasin Uwe Saart ja ma ei unusta seda, see oli jube. Ja siis minu arust ongi see, et kuidagi kõik õpetajad on nii nagu, või mõned õpetajad jätavad nii hirmsa mulje, et ei julge teistele ka enam öelda midagi valesti, muidu on kohe nagu jama majas. Ei, Treffnerisse on väga võimekad õpetajad. Igaüks on nagu omaette üksus. Et see on nagu huvitav nagu võrgustik, et kui erinevad inimesed tegelikult siin koolis võivad olla nagu õpetajatena näol. Ja võib-olla see, et tekib ka Treffneri nagu ka eripära tuleb nagu välja, et siin on tegelikult võimekad õpetajad ja alati igaüks defineerib nagu suhtlust erinevalt. Et jah. Jah. Nüüd tulevad sisseastumisvestlused kohe varsti. Jah.
ootate ? jah , järgmine nädal hakkan vaatama , kes tulevad mu klassi . oo . mis te ootate õpilastelt ? see on hea küsimus tegelikult , sellepärast et nagu , et tegelikult 15 minutiga 2 inimese käest küsida elu mõtet on päris raske . on küll jah . võib-olla on seda , et ma ootan seda , et nagu , et nad ise oleksid avatud ja räägiks , mis neile meeldib ja miks , miks nad tahavad . et nagu , et ja miks on neile oluline . et ära räägi seda , et nagu , et on nagu vahva , tore ja trillililu , vaid selgita ära , miks sinu jaoks on see niivõrd oluline . et ma tahan näha seda nagu , võivad nad tegelikult näha , aga ma tahaks nagu näha , et nagu , et seda sära silmas , et nagu , et jah , see on minu koht . see on see koht , kus ma tahan olla , maailma näha , ka natuke kukkuda , aga siit püsti tõusta ja edasi minna . et ma tahan just seda sära silmades näha . et aga see on nii tunnetuste küsimus , eks ole . ja on see noh , väga raske on minu arust aru saada . ma mäletan , ega mul ka vestlusel , ma tegelikult ei tea , kuidas keegi nagu midagi väga erilist , et noh , mul vend tampis kõik vastused mulle pähe , mis ma pidin rääkima . ja see oli see , et mine nende pealt . mis need vastused on ? no näiteks , et ta lasi mul lugeda ühte raamatut enne , et kindlasti küsitakse seda . ei küsitud , mina läksin rääli . noh , kust sa tuled , millega tegeled , mis on su hobid , nii edasi , pere , sõbrad , vaba aeg . noh , sellised lihtsalt ja siis oli kui kohe , et vasta nüüd niimoodi , mine kaugemale jutuga . aga samas on see , et ma ei saa ju nagu robot ka rääkida , sest et see ei ole nagu mina . et see on minu arust hästi siuke . ja see on see paratamatult , et kuna tegelikult kandidaate on palju , kes tahavad , aga ma vaatasin , et nagu praegu on vist 4 inimest nagu loodusklassi koha peale . sest meil on juba olümpiaadiga juba päris korralikult täidetud . siis ongi see , et nagu , et minul tekib see kõige suurem raskus , et nagu , et kes saab , kes ei saa . et ma pean olema jumal see , kes otsustab nagu enam-vähem seal nagu , et kes ja ma ei tahaks seda koormust tegelikult kanda , sest ma tunnen , et ma ei saa tegelikult hinnata näol , okei , tulemuste näol ma näen teadmisi , aga ma ei võta klassi ju ainult lihtsalt teadmiste põhjal . me võtame ka inimest ikkagi . ja sa pead jälgima väga hoolikalt nagu seda , et just see eelmine klassiga Tammes . seal ma natukene surusin teatud asju , oma arvamusi , oma sisetunnetust . ja see klass sai väga hästi nagu komplekteeritud nagu , et seal on keskmine õhkkond , nad ise nagu tihti ei saa aru , aga kõrvalt näen . Neil on tegelikult väga soe , kokkuhoiduv ja ikka asjalik klass . noh , rääkides siis , kui te olete järgmine aasta klassi , et kas teie jaoks on ka tähtis siis ütleme rebaste ristimise võitmine või siuksed ? või teid väga ei huvita see ? ei , see rebaste ristimine on oluline , sellepärast see on oluline klassile . jah , see on oluline klassile üheskoos alguses nagu tegevusi teha , õnnestumised ja ebaõnnestumised nagu tegelikult ühendavad klassi . samas ma ei ole , mis ma märkasin see aasta nagu , et ma ei ole eriti fänn sellele , et ma pean võitma või muidu ma suren . suhtumine . see on see , et ma pean seda võitma nagu kantakse nagu 105% sealt nagu , et see kuidagi selle rõhutamine nagu , et see konkurentsi rõhutamine nagu , okei , ma saan aru , sellega püütakse nagu tõsta nagu klassi vaimsust , kui ka seda koostööd , aga see suhtumine kõik või mitte midagi . see nagu , mulle natuke ei meeldi see . sellepärast , et see tegevus on tähtis , mitte võit . ja natuke see on minu arust on natukene läinud nagu ära kaldu läinud sinna võidu peale . muidugi peaks tegelikult olema see , et nagu , et me teeme üheskoos , esimest korda oleme mingi , teeme lollusi koos nagu , et ja meil on hea olla ja nagu klass hakkab omavahel nagu tegema suhtlused ja liim hakkab tekkima seal nii-öelda vahel . ja siis nagu , et seda me peaksime nautima .
protsessi just, et nagu just, et see on tähtis, sest tähtis on see, et klass hakkaks omavahel töötama. Ja nad tunneksid kõik ennast hästi seal. Aga jah, et 10C võitis selle Avega me jaurasime ka seal keela ja potsatajana, aga see oli see koht, et aga nad olid, mulle meeldis see nagu selle juures, et nad olid selle võitu väärt muidugi, aga mulle meeldis palju rohkem see, kuidas nagu nad ise võtsid vastutuse. Nad ise tegutsesid, nagu Avega me natukene lihtsalt lohisesime kaasa. Meil anti kostüümid kätte, nüüd selga ja minek. Küsisime kuhu ja nüüd tahate tantsima. Okei. Minu arust on ka see tähtis, et just nagu ise teeksid, et ei ole mingid nagu õpetajad ei pea taga sundima. Ja samas põhieesmärk ei peaks olema võit. Vaid see on tähtis on see, et nagu nad tunneksid hästi ja sa naudiks seda protsessi. Sa saadki nagu klassiga tuttavama, teedki koos asju, mis on toredad. Nii, aga teil on veel rolle tegelikult. Te olete ka UPT hindamiskomisjonis. Ma olen üks koordinaatoritest. Ja kuidas te sinna sattusite järsku? Sellepärast, et tegelikult ma olin nagu Tamme gümnaasiumis olin UPT põhikoordinaator. Et mina lõingi selle süsteemi seal üles nagu koos teise Merik Luigega, kes oli nagu, et minu kanda oli see. Et mina, muidugi ma tegime seal asju teistmoodi kui siin, aga ma tean, kuidas see süsteem käib, kuidas seal, mis peab hindama seal, kuidas, mis on rõhuasetused on. See on nagu natukene, see ei ole nagu kõige toredam töö. Et see on nagu natuke jagelemine seal, aga see on natuke ametniku töö nii-öelda. Aga see on nagu, kuna mul on see kogemus olemas juba Tammest, siis Aare Ristikivili küsis, et kuule, et kas oled nõus tulema väikseks koordinaatoriks nii-öelda siin, et Aare on see põhiline ja siis on mina ja siis on Piirimäe. Jah, Piirimäe on ka kolmekesi olema, sest kui on näiteks on ikkagi korraga on näiteks kolmekesi me suudame 3 komisjoni korraga teha, õpilasi on päris palju ja komisjonid jäävad kuskil alla 10 õpilase, siis neid komisjone on päris palju. Ja kui üks inimene juures, siis tegelikult aitab päris palju. Mida te siis jälgite või mida te hästi karmilt hindate? Mis on see nagu üks põhiasju, mida te vaatate? Ma vaatan kõigepealt esimese asja, ma vaatan vormistus. Kui alapealkirja numeratsiooni taga ei ole punkti läbivalt ja siis seda ei ole märgatud, siis on marru. Siis kui ei ole pandud kasutatud kirjandus loetelu tähestiku järjekorda ja seda on nii paari klipiga, ühe klõpsuga võimalik teha, siis ma mitte marru ei lähe valasena, vaid et näha, et inimene ei ole tegelikult pühendunud asjale. Ja ma lähen marru ainult selle peale, kui ma näen, et see töö on rämps ja inimene hakkab õigustama seal. Et nagu hakkab, siis ma olen paar korda tõmmanud nagu ribadeks nagu mitte töö, vaid tükkane selle kaitsmisel. Et järgmine küsimus ongi, et olen kuulnud, et hindate päris karmilt. Ma hindan nii, nagu Tammes peaks hindama. Ma ei hinda karmilt, ma hindan Tammes ja kuidas Tammes hinnatakse. Okei. Kas te naudite seda hindamiskomisjoni tööd? Või kas on väga niisugune nauditav tööd? Keegi peab olema see, kes ütleb välja. Et ütleb, et see või too on halb asi. Kas ma naudin? Ei. Kas tunnen, et see on vajalik? Jah. Sellepärast muidu ollakse nagu roosamanna sees, et kõik on hästi, et tegelikult töö on ise rämps. Ja siis minnakse ülikooli, arvatakse, et nii vähe peabki pingutama, siis seal lihtsalt niidetakse sulle teerulliga sisse. Et ma tahan mitte see, et ma ei tee seda paha pärast, vaid ma tahan, et inimene saaks aru endale, et annaks aru, et mis on tegelik tase, mis nõutakse, mis on tegelikult see tase. Ja kui tööd on väga hästi tehtud, ma kiidan ette taha.
et seda millegipärast ei räägita et nagu kui ma näen head tööd, mida on hea lugeda, näen, et inimene on näinud seda vaeva, ta on pühendatud, ta on näinud vaeva sellega, ta on pühendanud sinna, ta on võtnud aega, ta on nagu ise ka huvitab see tegelikult, mida ta teeb. Siis nagu, ja ta tuleb nagu sinna ette kandma niimoodi, et silm särab. Seda on lihtsalt nii hea vaadata. See on see, mida ma tahaks näha. Aga kui tullakse niimoodi, et nagu jah, et ma tegin midagi siin ja ega mind ka ei huvita ja siis nagu ma ütlen ausalt välja, et see on puudu, see on puudu, see on puudulik, see on puudulik, see on puudulik, see on puudulik. Ja kõige hullem on see, et tihti aetakse segamini. Mis on see hästi oluline koht? Ma ei kritiseeri sind, ma kritiseerin sinu tööd. See on üks suurimaid erinevusi, mida nagu inimesed ei saa aru. Sina ei ole sinu UPT. UPT on asi, sina oled inimene. Jah, ei no igadest õpitakse ja ülikooli jaoks on kindlasti väga vajalik see. Tulen nüüd korraks siis bioloogia õpetamise juurde tagasi, et kas on mingi vahe ka suundadel, et te õpetate ju 12-ndikest kõiki suundasid. Jah. Et kas seal on mingi vahe ka, muidugi looduses võeti siis hüvitsi neid. Jah, seda ma ei võrdle, see on nagu teine. Aga võrdleme siis reaalklassi ja humanitaarklassi. Jah, see tegelikult oleneb klassist. Täiesti niisugune suundadel ei ole erinevus, klassidel on. On näha, kus on nagu, näiteks mul oli väga tore reaalklass, aga sama kõrval oli ka väga mitte nii tore reaalklass. Mul oli väga tublid ja püütlikud ja avatud humanitaarid. Aga see oli see, et see küsimus ei olnud, kas see on nagu humanitaarias, vaid küsimus oli see, et nende endas inimesed, kas nad mõtlesid kaasa, nad küsisid nagu humanitaaris oli hästi huvitav see, et nad tekkis hästi palju küsimusi. Nägin, et neil mõte käis kaasas ja tekkis hästi palju küsimusi niimoodi, et ma pidin nagu need käed maha saanud, kätemeri tõsine. Aga see on nagu tore tegelikult näha, et ma ütlesin ka, et mida loodusteadus vajab, on vaja humanitaariat kõrvale, kes räägiks neid lugusid, selgitaks. Näiteks praegu oleme siin intervjuud andmas, aga tegelikult seal all aulas on praegu Valdur Mikita rääkimas, kes ka ju defineerib loodust ju läbi raamatute. Et meil on vaja neid humanitaarteadusi ja loodusteadusi käsikäes ringi jalutamas või aasa peal jooksmas. Üks nagu leiab seda fakti, teine räägib loo selle ümber. Et nagu see on see, et miks evolutsiooniteooria on tõene. Evolutsiooniteooria tähendab tegelikult teooria loodusteadust, tähendab seadustest seletust. Ja evolutsiooniteooria ongi luguse ümber. Aga need seadused on Mendeli seadused, üldse geneetika seadused. Aga evolutsiooniteooria räägib selle loo ümber. Et meil on vaja just seda lugulaulu sinna ümber. Et lugu kannab, aga kui see põhineb nagu just nagu faktidel. Bioloogia kooli eksam tuleb ka. Jah. Kas teie olete selle koostanud koos Karnaga, ma oletan? Mina koostan selle. Sina koostad? Veel teie, vabandust, või võindid sina? Just sina. Okei, väga. Et sina koostad selle? Jah, mina koostan selle. Veel ei ole koostanud? Tegelikult mul on 3 versiooni kohe tagataskust võtta. Tammes tegin ka. Aga naljakas on see, et kui siin võtame ainult 2 kursust, põhilist kursust, aga need on kõik seotud nagu kõigi 4-ga, siis Tammes võtsime kõik 4. Ja see ongi see, et ma pean tegelikult vähemaks võtma, aga see tähendab seda, et ma jällegi saan minna teatud teemadega süvatseti, nagu sügavaatsemine. Et ma ise olen mõelnud, et kuidas teha, et nagu kas ma teen nagu 75% arvutis ja siis 25% teen paberikandi peal, mida ei saa arvutis teha. See on ka mul kohe tagataskust võtta. Sest nagu, et siis nagu saab kiiremini tulemused ja mu enda elu on ka lihtsam. Ja, et ega ma ei ole, ma mõtlen, et lõplikult ma teen küll otsuse järgmine nädal. Aga ma olen mõelnud selle peale, et nagu saab nii ja naapidi teha. Et naljakas oli see, et nagu, mis ma avastasin seda, et vist treffis ei ole ainult tehtud koolieksam ka arvutis.
ja see oli minu jaoks natuke üllatus. Ma rääkisin sellest ideest, sest ma Tammes tegin nii, et 75 oli arvutis ja siis 25% oli nagu need paberi peal, mida ei saa arvutis sees teha. Et nagu, ja see oli nagu, kui seal oli see tavaline, siis siin seda nagu ei ole olnud. See on, võib-olla see on ka üks erinevus siin. Et see on nagu hästi traditsiooniline kool ikka. Nii, ikka väga. Jah. No, mul on ka tunne, et enne koroonat, ma nüüd ei tea, mina tulin just siia koroona ajal suhteliselt, aga nüüd on, läinud natukene paremaks arvutite kasutamine siin koolis minu arust. Et kuidas üldsegi koroona teid mõjutas? Ma vahetasin ju töökohta keset koroonat. Jah, just nagu siin nagu, jah. Nagu ma tulin ju ja siis oli see koht, et nagu ma ütlen oma tuttavatele, et ühe kogemuse võtke kaasa, minu soovitus kaasa, ära vaheta töökohta keset koroonat. Eriti kui sa oled õpetaja. Aga päris raske oli. Tegelikult oli raske. Nüüd uus töökeskkond, uued inimesed ja siis hästi hektiline maailm. Et sa ühel päeval oled koolis, teise päeval järgmine nädal sa pead olema kodus, siis sa pead nagu hüppama siia sinna, siin käsi ei tööta, siis kes on haige, kus on nagu igatahes hästi raske oli alguses. Ma mäletan, esimene aasta oli ikka päris raske. See aasta ma tunnen juba, et nagu, et referentsi on kodusemad ka ja et ma saan mingi asjadest palju rohkem aru. Vähemalt öeldakse, et 3 aastat läheb, kui sa hakkad nagu tundma hästi. Näiteks aasta ma tundsin, et ma ütlesin päris tihti, et meil Tammes. Mul oli kuidagi see automaatselt sees. Ma isegi mõelnud seda pahasti ja ma ütlesin teil Treffneris. See aasta on hakanud juhtuma see kohta, ma ütlen meil Treffneris. Et nagu muidugi see, et sisse elamine läks nagu raskemalt, sellepärast, et on koroona. Ja ütleme, et ma tunnen seda arvuti tagast tapeedimustrit, tunnen väga hästi. Samas mul ei ole probleemi nagu tundi anda kodus. Et Tammes ma andsin ka ja Tammes ma õppisin ära nagu, et nagu väga kiiresti mingi süsteemid nagu looma. Tegelikult oli ka mul olemas nagu täiesti võtta niimoodi, et õpilast oleks võinud visata lihtsalt mingi salvestatud tunnid. Ja vaadake, millal tahate, aga ma loobusin sellest, sest kui ma isegi nagu ei näe nagu neid läbi arvutite, mingi vahetussuhtlust ei ole, siis kodus läheb, mida sa passid seal, nagu, et läheb nagu päris toljaks, nagu kui endalgi eesmärk ei ole. Vist oligi see, et nagu kõige hullem oligi see, et nagu, et meil kõigil vist läks kodu ja töökeskkond läks samaks ja inimene on sotsiaalne loom. No, on küll, jah. Ja ta tahab nagu rääkida, olla, tahab olla karjas ikkagi ja ikka tunnetada seda, et ta on mingi kohas, toras kohas ja eks ma arvan ise, et nagu on just ühiskondlikud korralikud trauma üle elanud ja see trauma jätkub see foon näiteks Ukrainas on, et mingi ebakindlus on kuskil kuklas, see foon on alati kuklas kinni ja see ei ole paremas näit, et see ja praegu ma tundsin, et nii ilus ilm on ja ma tundsin, et maju lihtsalt läheb svammiks et enam ei jõua vaata niisugune ilusi on küll jah, et ma saan samastuda, eelmine aasta oli kõigile väga raske, et väga uus olukord üldsegi aru oli saada, et õpetajad tegelikult ei saa aru, mis nad tegema peavad, eriti need vanemad just. Aga nad olid tublid. Väga hästi jäid hakkama selles mõttes, et mina olen isegi üllatunud, et nii hästi läks, et muidugi on kurb, mis on näiteks Priidu Veeriga nagu tunnis olla, et mul vend oli rääkinud, kuidas ta on legendaarne mees ja nüüd ta kahjuks läks ära, aga siiski, ja nüüd see sõda ja maailm lihtsalt nagu Hiina neidus ütleb, et sa elaksid huvitavatel aegadel. Jah. Vahepeal võiks igav ka. Jah, just. Millal see võiks igav aeg tagasi tulla. Igatsen seda. Aga mis teie arvamus on siis see koroona on siin nüüd suur teema olnud ja vaktsiinide mitte tegemine
ma tean, et see on siuke natukene häiriv küsimus, et noh, ikka kuuled, et noh, ka enda lähedastelt, et vaktsiin on kurja juur ja kõike sellist, et mis teie nagu vastus on siis? Teie? See on nagu tuleb, et aimepungal teie ütlen ka ja ma saan sõimata, et nagu silatab, ütles, et see tuleb automaatselt. Aga see vaktsiini vastased asjad ikka minu arust on see koht, et nagu seda müra, valeinfo müra on hästi palju. Ma olen nagu hästi palju tegelenud sellega, et ka meediaväljakannetes nagu see on mingine paljas porgandud niisugune, kes ajas nagu täiesti lambajärpi suust välja. Aga ta jällegi, see on see, et ta sai kasu selle eest. Ta on nõus valetama, mis on valetamine. Et saada kas kasu, olgu see kas või rahaline ressursi kasu või oma mingine kuulsust juurde. Ja mind häirib see, et inimesed nagu on kasu nimel olemata on nagu nõus nagu silmad kinni ka valetama. Praegu kõige klassikum näide on tegelikult samasugused mustrid, nagu Paljasporg kasutab ka tegelikult Vene propagandamasin. Täpselt samasugused mustrid. Aga ja siis ongi see, et nagu vaktsiini vastat ütlen, hirmud on põhjendatud. Aga kui tõesti meditsiinilist näidestust ei ole, ma tean oma tuttav, kes ei teinud, sellepärast, et mingi kellegi tema vennal oli allergiline reaktsioon, väga suure tõenäoliselt temal on ka siis, ja siis nagu see nagu on põhjendatud. Aga see on see koht, et vaktsiinid, eriti tänapäeva vaktsiinid, mitte need vanad vaktsiinid, on kõige parem vahend praegu sellele muutuma maailma. Ja need haigused, viirushaigused, bakteriaalsed haigused on meie enda süü tõttu tekkinud. See on meie tegude tõttu tekkinud. Üle rahvastamine, üle mingi harimine, me võtame metsades, elame seal, kus tegelikult meid ei peaks elama, võtame ära loomadele nende elukohad, seega nad elavad inimestega koos. Nagu tegelikult need haigused ei tule niisama, vaid need on see meie enda töö tulemus. Ja see on öeldakse, et nagu ja paratmatult need haiguse tuleb, maailma on kogu aeg muutuvas, evolutsioon on kogu aeg tegutsemas, siis me peame ka kogu aeg ka ise muutuma. Mitte miski ei jää samaks maailmas. Et seda kutsutakse evolutsioonis ka punase kuninganna reegliks. Punane kuninganna ütleb Alice imedemaal Alice'ile, sa pead elu eest jooksma, et püsid ühe koha peal. Sa pead kogu aeg muutuma, et ellu jääda. Ja kui sa nagu jääd seisma, siis looduslik valik läheb. Tada! Lähme siis natukene personaalsemaks ka, et käisid just reisil? Jaa. Kus te käisite? Iirimaal, Galway, Lääne-Iirimaal. Iroonilis kombel, kui me jõudsin sinna kohale, siis esimene asja ma nägin vildede kuju. Seal on täpne koop vildede kujudest, need on ka, tuleb välja Galway on Tartu sõprasnõin. Aga siis ma vaatasin nagu, et jah, ma käisin reisil niimoodi sellepärast, et nagu ma tundsin, et mul on vaja natukene juhet välja saada, sellepärast, et mina ju vastutasin selle gümnaasiumi sisseastumise testi ees ka. Loodustest oli minu hallata. Ja sellega hästi palju tegutsemist oli vaja teha ja muidugi ma tegin nagu kogu õppeaasta asjad ära, 5 perioodi asjad ma tegin 4 perioodiga ära, siis ma olin nagu natuke väsinud. Ja siis muidugi koroona ja ma lihtsalt tõmbasin juhtuma välja, käisin Galways, hästi ilus soe oli, umbes sama soe praegu 16 kraadi oli juba seal. Ja muidugi mina tulin ära Eestis, kus oli 3 kraadi. Ja siis ma olin 16 kraadi talveriietas seal. Ma sain aru, et ma olin väga suure pead. Ütleme, väga soe tõesti tore, aga kui sul on nagu talve jalanõud ja see ei ole nii tore.
aga käisin seal loodust ja nii-öelda ajalugu vaatamas ja kohaliku Iiri baari folkloori tutvumas täpsemalt. Eks see kevad ole siin üldse siuke huvitav aeg, et hommikul tuled on miinuskraadid, siis päeva peale nii soojaks, et higistad. Aga baarikultuuri käisite vaatamas, et Parlova baar on teile siuke perelähedal nagu. Jah, kõik vist teavad, et Parlovas saab järeltäid teha. et mis lugu sellega, mina tahaks ise natukene lähedamalt ka teada, et Instagramis teil on ikka väga palju postitusi, aga ma ei saa täpselt aru. Sellepärast, et mul see Simone, kes on omanik seal ja on abielus arstiga, Anuga. Ma olen nagu nende perekonnasõber. Mul väga head sõbrad käime seal, kes on Karlovas elavad. Ma käin seal ka töid parandamas. Ma käin istun, nagu võtan tööd ja nurka, panen kõrvaklapi peale, lähen nurka, sest kodus ma oleme nende 4 seina vahel piisavalt kaua olnud. Et lihtsalt võtan teedassi kõrvale ja parandan töid seal. Et keskkonnavahetus. Ja kuna kõikide ma saan nagu kõik on nagu head sõbrad seal, siis on tegemist ei ole sellega, et nagu niivõrd, et nagu, et et nüüd lähme alkoholi tarbima, vaid see on see, et tegemist on sõpruskonna, kogukonnaga. Et kogukonna, see on nagu Parlova baar on suutnud tekitada tegelikult kogukonna sinna, kes tegutseb, räägib, kes õpib, kes nagu niisma räägib, kes tõesti lihtsalt naudib õhtut pikemat. Aga tõesti, miks mulle meeldib see keskkond on see, et nagu, et see on soe. Ta on soe, ta on mõnusam ja seal ei käi tavaliselt õpilasi. No. Ja mitte alati, see ei ole välistatud, aga see seal viimase ajal mõnest tulevad nimme siin. No, eks näis, vaatame nüüd, mis saab, suvi tuleb. Ja järeltööd võib sinna jätta. Ott Maidrele, andke talle. Ja just eraldi kaustan seal. Keegi teeb teiega välja, siis on siuke ammoosimine. Aga te tegelete ka rahvatantsuga, on ju, ma täpselt ei Tarvat, ei ole Tarvat. Türka. Türka, jah. Kuidas te sellega alustasite? Alustasin 9. klassis. Oli see, et mul Pirital oli suur eramaja ja mu vennad olid ise ülikoolides ja siis ma olin hästi pool maja tühi ja võtsime ühe tuttava nagu üürnikuks. Ja siis ta ütles, et midagi oli, et nagu, et ütles, et kuule, et tule ka rahvatantsu. Et üks on paarilised ja siis nagu, et tule tantsima. Ja siis läksin ja seltskond oli tore. Ja nüüd olengi nagu, nüüd ma arvutan peast, 20 aastat tantsinud. Et ma alustasin, käisin Jüri gümnaasiumis nagu tantsimas Tallinnas tegelikult, niisuguses tantsurahvarühmas nagu Sukad ja Tagi. Tegelikult nad algselt need koosnesid tegelikult skautide kaitidest. Ma ütlesin skautide kaudu nagu. Ja siis tantsisin 10 lõpuni seal. Ja kui ma Tartust tulin, siis ühe peretuttava tegelikult selle ühe rahvatantsu kaaslase õde oli siin, tantsis Türkas ja kohe tõmmati ja sa tuled Türkasse. Ja 2007 sügis hakkasin Türkas tantsima ja ma olen siiamaani tantsinud seal. Et alustasin nagu mingi noorema rühmaga seal, siis oli A-rühm, siis ja nüüd olen nooremad vilistlased. Uvega ei ole soovi olnud siin paar tantsu? Uve tantsis ka oma ajal tegelikult. Ma olen Uvega tantsinud tegelikult samas ansamblis Türkas. Et ta tantsis ka seal. Ei ole soovinud nagu sellepärast, et nagu, et ma ei taha võtta seda, see on see koht, kus ma ei ole õpetaja rollis, vaid ma olen see osavõtja rollis ja ma naudin seda. Et ma ei pea olema seal ees. Ma naudin, et ma saan seal... Te võite tantsijaga olla tantsulannades, ma arvan, et... Ei, ma olen ikka Türkasse, vaata Türkasse ma olen nii kaua olnud. Küsimus ei ole niivõrd selles, et tasemetes, asjades, mugavuses, Uves on väga hästi seal, et käedakse sellepärast, et nagu ollakse omad inimesed, et nagu sellepärast. Aga kui mingi ekspront, mingi projekti idee tal tekib, siis ma ei ole vastu. Et paneme õpetajad tantsima. Ei no ma arvan, siuke keskkonnavahetus ka, et ei pea koolis olema, et see on siuke nagu puhkevalus natuke. Just, samas naudin nagu jällegi see õpetajate saalihookit. Et ma olen nüüd 2 aastat
poolteist, ütleme, et eelmine aasta alles hakkasin mängima, sest oli koroona ka. Ja juba see aasta ma olen väga uhke enda üle, ma siis isegi oskan väravaid teha, aga ma olen väga hea väravaht. Et ma tulen trennist ära niimoodi, et mul on neid Heivo ja uue maasikaid täis. Et nagu ma olen täiesti, see alad on täiesti sinised igal pool. Ja siis ongi nagu see, et nad on et ma ise avastasin, kui nemad on avastanud see, et nagu, et kui ma olen seal väravas olen, siis nagu ikka ütleme, mul seda massi on, mida väravad ära varjata. Ja ma jõuan täna rahvatantsule, jõuan suhteliselt kiiresti liigutada ennast. Ei noh, jah, meil on ka, kutsume meil Loviisa mängib ja siis me ütleme ka, et paneme ühe Heivoka sinna ristnurka, et see on siuke väike nali. Aga noh, ma arvan, et teeme viimase küsimuse veel, et teile meeldivad väga aktid. Aktid jah, et arvestuslikud kodused tööd. Ehk aktid. Tegelikult mulle meeldis need, aga ma saan aru, et see võtab nagu õpilastega enda hästi palju energiat. Tahaks, et nad teeksid seda, aga ma annan aru endale, et nagu, et meil see natuke võib-olla liiga, see paneb neid pingutama, aga võib-olla ma natuke pingutan nagu selle osas üle. Et ma olen õpilastega arutanud seda. Ja nad tegelikult teevad hästi, nad teevad huvitavaid asju mõnikord. Nad laulavad mulle mingi fotosünteesist, teevad ise lugusid. Nad teevad mingi teatrietendusi mulle mingile, ma ei tea, mingile veosist või. Ja nad teevad ägedaid asju tegelikult, mul on puhas rõõm vaadata niisugust asju. Ja aga kõige kurvem ongi see, et ma näen, et kui ma nagu ütlesin, et treffne õpilasel on sisenev motivatsioon palju kõrgem. Aga see ka negatiivne on see koht, et tahavad olla maksimalistid, perfektsionistid. Ja ma näen, et tegelikult see võib nagu hammustada hoopis neid tagurpidi. Et mentaalselt hästi palju võtta. Ja ma näen, et nagu nad tahavad aktide juures ka hästi tublid olla, noh enamik. Aga ja ka see võib-olla natukene liiga suur hind, et üks sellise asja jaoks tegemas. Et ma olen ise mõelnud, et ma võtan neid akte nagu tagasi, välja arvatud loodusklassidel. Loodusklassid, me näeme veel. Aga siis ma võtan neid rohkem tagasi, et ma ei kiusa nendega. Muidugi see on nagu, jah, see on see, et ma tahan katsetada alati millegile. Et nagu, et mis võiks nagu sobida, mis ei võiks sobida. Muidugi minu jaoks on natuke hästi kummaline, mis on suurim erinevus mõni Treffneri ja Tamme vahel, ma unustasin öelda. Kui Tammes oli 3 perioodi, siis see tempo oli rahulikum. Siin, see oligi vist minu jaoks on siiamaani harjumat natuke. Ja 5 nädalat läbi. Ja nüüd tööd. Meil täiesti eelmine periood minu arust läks nagu ja kõik. Ja sul ei ole nagu seda puhkepausi või puhkemomenti korraks hingata, vaid sa paned kohe täie raua. Süvenes momenti ei ole, see oligi see, et Ammes on 3 perioodi ja seal nagu sai kuidagi jaotada pikema aja peale laiali ära. Siin on see õpimaht nii suur. Aga samas, ütlen ausalt, natukene, mäletan, kui ma läksin ülikooli ja ma olin esimest kursus ja ma istusin telefonistide kõrval. Ma olin nii vihane nende peale, sest nad oskasid, nad said hakkama. Neil olid õpetatud. Need olid harjunud selle ülikooli saab see palju suuremahuliselt ja veel kiiremaks. Ja ma olin nii kade nende peale, sest mina hakkasin alles ülikoolis õppima seda tempo, et kuidagi hakkama saada. Ja ma olin nagu vihastasin natukene nii, mitte iseenda peale, kui maailma peale, kõigi peale, et nagu ma kadestasin treffenistegi, et need oskasid hakkama saada. Ja neil olid mingi asju süvendatud ja palju rohkem süvendatud õpetatud. Et nagu, ma olin nagu vihane, mitte kooli peale, vaid nagu iseenda peale. Tegelikult üks küsimus tuli veel. Te olete hästi kenasti liides alati, pintsakud ja triksärgid, et kas teil on etikett oluline? Või see on lihtsalt siuke, tahate natukene viisakam välja näha? Jah, see on see koht, et ma tunnen nagu paremini tööl. Etikett nagu, et nagu uue tasemel etiketti nagu niimoodi küll ei järgi nagu. Aga samas on see, et nagu tulen nagu triksärgis pintsakuga, ma tulen tööle ja see juba nagu tegelikult, ma mõtlen seda kui tööriietust.
ja nagu, et tunnen iseennast mugavalt, ma näen viisakas välja, kuidagi kohe see peegeldub ka õpilastelt, teiste inimeste näol nagu, et ja see on nagu kuidagi ise tunned hästi ja kuidagi turvaliselt. Ma ei tea nagu, kus see on tulnud, aga et mingi hetkel märkasin ka seda, et nagu, et kui nagu klassi ees ma ei ole nagu praegu, on mul lihtsalt mingi must särk, T-särk, aga kui ma klassi ees on, siis ma tahaksin nagu, et ma oleks nagu viisakas nagu välja näeksin. See kuidagi annab sellise enesekindluse. Jah, just, et see annabki, et see on minu raudrüü. Jah, et see ei ole nagu palju, aga see on nagu märgatav ja siis nagu kuidagi tunned ennast paremini. Just. Et kui sa ise oled viisakas, siis nagu tegelikult sind võetakse ka nagu natukene austumisväärsemalt. Ja muidugi see, et ma alati mõtlen, et ma olen õpetaja, ma peangi olema natukene viisakam. Jah, väga dressides ei tule. Jah, just, et mingi Lasnamäe Adidase dressidega ei tule. Full Adidas. Just. Sa võid, see nagu üks sõbranna ütleb, et sa võid tüdruku võtta välja Lasnamäelt, aga sa ei võta kunagi tüdrukult välja tema Lasnamäe. See on väga ütlus. Aga ma arvan, et sellega lõpetame ka, et väga meeldib, et tulite ja võtsite selle ühe reede, et tulla meiega intervjuud tegema. Et ma ikka kuulan teid korra ikka nagu, et teid päris hästi ikka natukene mõnus melan ikka, aga mitte pahapahtahtlik, see on nagu minu meeldib see arutelu teil. Ja ikkagi ma päris tihti olen kuulan niimoodi, et kui ma hakkan magama minema, siis panen taustaks nagu käima ja siis nagu ikka eriti mulle meeldis, kuidas te rääkisite, käisite ruumist ruumi. Et siis nagu iga rääkisid oma emotsioonid ja siis ma võin mõtlema, ma ei ole seal nagu niimoodi tähele pannud, et üks asi. Aga suur aitäh tõesti. Aitäh kutsumast. Nautige puhkust edasi. Mis puhkus? Suur aitäh. Ja intervjuu lõppes nüüd. Aitäh Ott Maidrile, et oli nõus meiega podcasti tulema. Vaadake meid Instagramis, et puhkake jutud, subscribe'ige meile YouTube'is ning vaadake meid üle Apple Podcastis ja Spotify's. Muidugi oleme juba järgmine nädal tagasi ja püsige lainel. Aitäh, nägemist. Tšau. Head aega. Tšau.